No nii! Tere õhtust, kallid saali jalgpallisõbrad! Saali jalgpalli meistriliiga finaalseeria teine kohtumine täna siin Tartus. Eesti Maaülikooli spordihoones kohtuvad omavahel koduvõistkond Tartu Ravens ja külalised Tallinnast. Tallinna FC bunkerpartner. Võistkond on ilusti rivistunud, hakkab tervitamine. Teiega täna Sokkerneti vahetusel olen mina, teie kommentaator Roman Gnibida. Publikut on saalis meeldivalt palju kogunenud. Hästi palju lapsi, hästi palju ka bunkeri fänne. Tähelepanelik Eesti futsali jälgija saab aru, et on väga hea võimalus praegu Nisjatskil. Nurga löögi ja teeb Mart Moskin. Eesti futsali legend. Heimer jääb nukkamat tagant. Kurvalt jääb välja tulekuna. Aituma suunas nägää päin tegelikult Tartsuma poolt. Soovid nukli. Tagant läbi mängida, see appi. Pakub ennast Nisjatski, mängitakse läbi juba Mäkki uuesti, kas me Mäkki lähebki seal lööma. Ja väga läbi praegu kodub rängoole läheb lööma. Siis Mäkk oleks seal samas uuesti pahelt Piriku ka eest ja lööb, Homsman Top-save läheb küljem, läheb üksi. Hästi uuesti. Need Ostrat ütleb kohe Reivet, kuidas see hoopis läheb. Hoopis niimoodi selle saali joonestus punkta põrgu. Oi, väga hea kombinatsioon. Peningi olukord repataja Peningi vahel. Läheb Taniki, mis tabi on läheb järgile! All jääb bunkerile. Ja värav! Pavel Ruubel jäeti seal värava ees selle karistusalas. Hüppi ja siit ka tulemusta. Kuhkima. Väga hea jalaga on Mark Oskina, nüüd Revent kutsub. Nüüdakutel. Ja tõesti Nõkke! Jääb võimalus parem vaata täiesti uue meeldud. Nüüd võrsti jääb ära 3-3. Läbi kolme. Läbi põrgete. Aga ikkagi lööb ära. Läbi põrgete. Palun täiesti ära. Oi, Katsuko! Nonii! Saali jalgpalli meistriliiga finaalseeria teine mäng, teine poolaeg. Ja loodame, et sama ulmeliseks kujuneb välja ka teine poolaeg. Nisjatski! Ja Artur Bestrov samuti sai jala valgeks. Ja Risti! Ma just rääkisin ulmelisest mängust. Palun. Kuigi see kvaliteedi poole ei ole nagu super kõrge, siis samal ajal ta on selline sitke, et ta nagu võitleb ja ronib läbi ja üritab. Oi! Vladimir Nisjatski! Kui esmapilgul võib tunduda, et Mats Vlado justkui seal tagant jalga Feningile pani, millest siis Feningi reaktsioon, siis samas kui eri nurgade alt vaadata, et see on ikkagi selline koht. Ja loeb! Ja värav loeb! Minevaks. Robert Sepp ja Anton Fening. Robert Sepp! Tõrjub ära! Ulmeline mees on Robert Sepp. Sa istud pingil rahulikult. Vaatad jalkat,
Oi, 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 oi! Pavel Rubel! Lükatakse ikkagi ära. Väga hästi lahti mängitud bunkeri poolt, seis on 4-4. Seis on 4-4 ja Rubel näitab oma bunkeri. Ja Vere tulemas. Väga efektselt ja efektiivselt. Ja lööb ära! Ja lööb ära! Ervin Stuk! Jätke. Ja suurepärane leid oli sealt Nuuma. Ja postist väga hea võimalus. Ülihea võimalus. See on täiesti ulmeline mäng. Täiesti ulmeline kohtumine. Ilm on kõlanud. Mööda Eduardi Šatki lööb mööda. Lööb 110 meetrist kahesid. Nii nägi kohtunik. Ja see on bunkeri võit. 5-4 võtab siit finaalseeria teises mängus Tallinna Bunker Partner võidu.